hommikust. Kell on 5:30 ja magada enam ei saa. Tegelikult aus olla, ei saanud enamus ööst magada. Sest et tuba on sellise suure sõidude kõrval, kus sõidavad siis, nagu näed, erinevad sõiduvahendid mööda pidevalt. Öösel oli küll natuke rahulikum, aga ikkagi tsiklid ja igast linna ääned. Ventilatsiooni ei olnud ja see aken peab kogu aeg lahti olema, kuna ruumis oli 13 inimest magas. Et siis ei olnud nagu võimalik seda müra vältida ka. Aga nüüd hommikul on 5 tundi sõitu mägede poole ja siis peaks suutma mingi matkad teha. Ma loodan, et autojuhid on välja maganud. Ülevaade hommikutoidust. Müsli. Ühiskülmkapp. Oma gluteenivaba leib. Jaa. Triinu perevõttega. Pagara võtaks. Ja tervitused Triinule. Triinu, tervitused sulle. Ja nüüd liigume autode poole. Seal on siis see parlamendihoone veel. Kihvt purskkaevud. Ja. Üks kott, teine kott, kolmas kott. Puudu millestki ei ole hetkel. Esmaspäeva hommik Rumeenia linna sisse sõit. See on põhja poolt. No nemad sõidavad sisse. Otopeni poolt tulevad Bukaresti sisse. Ja see shit is real, nagu öeldakse inglise keeles. Hommik. Ma näen, et siin on miskit juhtunud ka veel. Kellelgi on kapott lahti. Ja kaarti peal on siin ka punased hommikumärgid. Kohvik kohe pausiks. Tuleb välja, et kohvik ei olegi siin. Veidi maad mäest ülesse. Oleme nüüd tulnud. Ja suundume selle kohviku poole. Ja siin paremat kätt tuleb ka nüüd puu tagant üks loss välja, mis on täna ka suletud. Alguses oli siin sõpradel plaan minna sinna, aga teeme vist ainult kohviku. Näed, siit saab külmkapi magneteid ja mis need magnetid maksavad? 10 € magnetid ja siin aia peales kaast 5 € kaart. No see siis on see kohvik vist. See paistab välja rohkem kui kohvik. Ma ei tea. Tegelikult ma ei tea, ma lähen teiste järgi. Võib-olla seal taga on veel miskit.
vaatame, mis saab. Koogivalik. Mis siin on? Mint, šokolaad, pomm on 25 leid. 25 jagatud 5-ga, see on 5 eurot. Šokolaadipomm suur. See ei olegi tohutult kallis, aga natuke ikka. Siin veel on karamellikook ja väga ilusad asjad. Ilusas kohas, ilusad asjad. Sihukene. See on joogid. Nii koosluslik koogitükkide video. Mis siis on? Šokolaadikook, siin on miskisugune jogurtikook vist, kui ma ei eksi. Siin on kohv, kus on rohkem piima kui kohvi. Õige. Ja siis on Ootame seda hetke, kus kõige kõrvetavam väike tuleb. kohvikus ka siukene kena käimla. Maru pisikese aknaga, mis on huvitav. Siuke vana kindluse. Hakkame vist, oota ei, Brasovisse me ei lähe ju, eks ole. Rasnov on, mul on tunne meie Branni. Brann on siin kirjas, Viesti, Brasov, Krusnov. Ei, see on me olimegi Rasnovis. Okei, Rasnovist läbi. Ja siis, kui on näha, siis seal on need suured mäed, mis on kõrgus 2500 meetrit. Sinna kanti lähme ka ülesse. Kus sul on vihmaplik või kipnend? Sorry. Ei, koer keset teed siin. Siuke koht nagu Penny. Penny. Nii, poes vee hind on 2 liitrine on 1,35. See tuleb 5-ga jagada. Liitri hind on alla 20 sendi. Enne mägedesse minemist väike peatus veel. Ja siin tahan jagada teiega vaadet. Oot, siuke mägi siin ees üllitab. All kanad käivad ja nokivad muudkui nokivad. Ja kukk on ka taamal taga. Majutused, aga no see mägi on siin küll väga huvitav. Eesti Munamäest veits suurem. Me siin restoranist praegu. Siit sõidame 5-10 minutit ülesse mäkke ja siis kõnnime majutuspunkti, seal saab õhtusööki. Homme on valida 2 rada. Variant 1, mis on raske rada, läheb umbes 5 kilomeetrit mööda mäeharja ja peab teiselt poolt seal samast alla tulema. Me ei ole päris kindlad, kas hari on meie jaoks läbitav, kas see on lumine või mitte. Ja kergem rada siis läheb natukene üles ja siis tuleb alt ilusalt rohelise metsa seest, vaatab sinna üles ja käib alt. Ja siis see lõpetab majutis. Nii lihtne ta on. Aga point on siis selles, et siin peame lõpetama, jätke see meelde. Kui levi ei ole, siis siin lõpetama. Siis me leiame üles, võt näitasid ikkagi ära. Siit mäeharjale ja mööda harja siit ja siis keerata alla. Ja siis teised seda valikuliselt on mugavam tulla rattalada ehk siit. Vaat siin on siukesed, üks allikavesi jookseb sealt uhkelt. Ja siin on meie seltskond, matkaseltskond, kellest pooled veel tulevad. Hakkame minema mäkke. Piatra Kraiu lui otsa. Täna jõuame vist 1500 peal umbes magame
ja kes tahab õhtul, võime minna 1800 peale jalgu lõdvestama ja siis homme, kui läheb grupp üles, siis umbes 2200 pealt. nii, meil on siin üks kohalik hulkurkoer. Aga kõnnib rahulikult mööda ja las tema kõnnib. muljet avaldada. Nende eest hoiatati, et nad võivad tulla agressiivselt toitu otsima. Nii, 100 meetrit. Jumala võhmal. Pulss üle 150. Sest et tõus on. Ja nii läheb kas 600 meetri või 800. Päris pikalt. Rahulikult minna. Ülesmäge. Äge. Täna jõuame sinna. Äkki sinna mäeharjale ka. Päris üles, seal oleks äge vaade. Kuidas ma siin tulin oma dramaatiliselt öeldes surmaretkele. Aga Aldo, üksi. Vaata, mis siin mäest alla. Kilomeeter on käidud. Pulss on regulaarselt. Hoian 130-140 vahel. Hetkel on 139, 140. Ja siis väike paus. Praegu olen 28 minti tulnud 100 kilomeetrit. Teised on ammu ees läinud. Liis vastutustundlikult hoiab minuga pilku. Näitan vahepeal, siis siin on esimene siuke suurem infotahvel. Räägib kohalikust puudest, mis siin on. Linnud, taimed. Loomastik. Siuke infotahvel. Ja kui nüüd aeg edasi minna, siis ikka üles mäge. Mis see pulss nüüd on? 129. Huvitav, et seistes läheb üles. Ikka läheb all. Nii. Siuke miski huvitav puukoor. Ma ei tea praegu veel, mis puu see on siukene, aga mägi on nagu ta on järsk. Võtsin vahepeal pausi, et istun siin ühe sellise kiva peal. Kogun natukene, rahustan pulssi. 2 kilti peaaegu käidud, veidi üle tunni on läinud. Siuke hea rahulik käimine tegelikult, kui saab võtta aega. Mis seal ikka aega on, kell on alles, mis see kell näitab mul? Kell näitab alles 16.20 ja päike loojub 20.53. Nii et 4 tundi on loojanguni aega või? Need on laugemaks jäänud veidi. Aga siuke väga huvitav. Kiviline. Nii, mis see pulss on? Normaalne. Kokku on ju 6 kilti minna. Käidud on 2,3. No, järgmine infotahvel. Siin ees oli ka pink. Väga ägeda koha peal. Saa istuda ja snäkitada. Kes siin meil on siis? Pruunkaru rebane. Kitsilves hunt. Ja erinevad sarvelised nahkhiired. Okei. Pidi olema mingisugune natukene veel järsku ja siis laugeks minema. Hakkamegi lageda peale välja jõudma. Viimased huvitavad juurikad siin. No vot selline vaade nüüd avaneb siin siis.
minge metsa, peaks ütlema. Nii, kust me tulime? Sealt alt tulime. See on rajamärk, see post. Nüüd läheme siit edasi. Suurem tõus on nüüd läbi. Ta on veel, mis see distants on? 3 kilti peaaegu käidud. Sama palju umbes veel, aga nüüd tõusu enam pole. Aga nüüd on enam-vähem siuke tasane maa ta just ei ole, aga jahetama panev, aga teisele poole vaadates siis seal taga on veel suured mäed, lumised mäetipud. Minge metsa. Okei. Veel on mõned kildid minna Mägi-Onnini, siis on loodetavasti veel päiksevalgusest drooni lennutada. Nii, siin on jällegi infotahvel, kus räägib lindudest, kohalikest imetajatest. Minek edasi. Nii, siuke, hakkame jõudma nüüd matka laagripunkti, kus meil on majake renditud. Aga enne on siuke huvitav tihe kuusemets. Paljude surnud puudega ongi liiga tihe. Ega nad päikest ei saa. Ja siit jookseb väike siuke oja läbi, kui võib nii öelda. Nii, jagan teiega nüüd esimest vaadet siia meie Mägi-Onnile ja mis meil siin paremal mäed on. Nii. Väike sild. Siin on see vesi, millest räägiti. Nii. Selline vaade siis. Ja seal on siis kaljud. Minge metsa, ma ütlen. Nii. Rohkem kedagi ei tule. Karusid ka loodetavasti ei tule. Näitan meil siin keskkonda veel. Siin on suured kaljud sinna taha. Väike loojus sinna taha ära nüüd. No vot selline. Siis on siin maja. Cabana Curmatura.